Tere, minu nimi on Kaia. Olen 3 lapse ema ja olen beebikooli asutaja. Meile tuleb igapäevaselt palju küsimusi beebide toitumise kohta ja täna annangi teile natukene vastuseid teemal, millal üldse alustada beebidele lisatoidu andmist. Kui on laps rinnapiimatoidul, siis lisatoiduga võiks alustada alles beebi, 7. elukuul. Et esimesed 6 kuud on ikkagi parim toit lapsele rinnapiim ja see on ka emale kõige mugavam ja kõige odavam ning beebile kõige täisväärtuslikum variant. Ta saab kätte sealt kõik oma vitamiinid, oma toitainete vajaduse ja ka kogu vedeliku. Juurde võiks anda ainult D-vitamiini sellel perioodil. Kui nüüd laps saab 6-kuuseks, siis 7. elukuul tema energiavajadus suureneb. Ta hakkab oluliselt rohkem ringi liigutama, ta muutub aktiivsemaks ja tema uneaeg on lühem. Ja seetõttu on energiavajadus suurem ja peakski hakkama andma talle lisatoitu. Ja samamoodi sa näed ka, et lapsel tekib huvi toidu vastu. Et ta näiteks saadab oma pilguga sinu lusikad, kui sa paned selle suhu. Ta võib-olla teeb ka suuga siukseid liigutusi, kui samal ajal kui emme sööb. Et sa näed, et tal on toidu vastu ka huvi tekkinud. Siis on kõige õigem aeg alustada toiduga. Esimeseks ampsuks võiks olla kindlasti köögiviljapüree. Et magusatega ei ole mõistlik neid kohe ära ellitada, sest siis ta pärast lihtsalt köögivilja ei söö. Ja esimeseks ampsuks minu meelest on kõige parem variant kõrvits. Et see on Eestis väga kättesaadav ja seda on hea lihtne teha. Esimene amps võiks olla ka natukene vedelam, et vedelamaks sa saad teha kas keedetud vee või ka rinnapiimaga. Ja siis esimene kogus võiks olla siuke teelusika täis ja anda see enne lõunasel ajal. Et juhul, kui lapsel tekib mingisugune reaktsioon kõhus, et siis see kõht jõuab nagu enne ööd läbi käia ja laps ei tee öösel kisa ning emme saab öösel magada. Seda kogust sa saadki hakata siis iga päev vaikselt suurendama. Et sa näed ära, kuidas sinu beebi selle vastu võtab ja siis vastavalt vajadusele seda kogust ka suurendada. Ja kui esimene nädal on ta nüüd seda ainult kõrvitsat saanud, et siis võid juba võtta järgmise maitse. Et näiteks pastinaak on imehea. Ja kui nüüd on juba sul mõned maitsed beebile tutvustatud ja nendega on läinud hästi, siis võid neid juba omavahel kokku hakata segama. Kindlasti koos lisatoiduga paku ka vett, sest et siis on juba see, et ta saab tahket toitu ja veevajadus suureneb. Ja anna kindlasti tassist. Pole mõtet lutipudeliga teda ära harjutada, sest et pärast on sellest võib-olla oluliselt raskem lahti saada. Ja veel parem anna lapsele endale ka lusikas, et ta saaks sellega juba proovida, kas tal õnnestub see suhu panna või mitte, et see on ka lapsele väga arendav. Kui sa näed, et peale seda söögikorda ikkagi laps on rahutu ja nutab, siis jäta ära ajutiselt see lisatoidu andmine paariks päevaks ja anna ainult rinnapiima. Et siis sa saad jälle mõne päeva pärast proovida ja saad vaadata, kuidas siis läheb. Ja ühte maitset peab harjutama, öeldakse, et 20 korda vähemalt, enne kui sa tead, et kas see talle kindlalt ei maitse või hakkab maitsema. Et võta seda arvesse, et ära anna kohe alla. Püreed, kui sa ise teed, siis kindlasti eelista kohalikku värsket mahedat toorainet, sest lisaaineid kindlasti ei ole beebile vaja. Mõtlen siis igasuguseid taimekaitsevahendeid. Kellel ei ole endal aega ja võimalust teha, siis beebikooli püreekuubikud on ka tehtud täpselt selle jaoks, et seal säiliks võimalikult palju toitaineid ja vitamiine.
Kui teil on täpsemalt ka tekib küsimus, et kuidas täpselt seda püreed teha, siis meie kodulehel www.babycool.ee, seal on ka, oleme toonud täpsed juhised, et mismoodi püreed teha ja kuidas ka siis, milliseid nagu maitseid edasi võiks anda lastele, et mis kuust alates sobib. Et külastage meie kodulehte lisainformatsiooni saamiseks. Ja kui teil on veel küsimusi, siis kirjutage meile sotsiaalmeediakanalitesse või meiliadressile ja siis vastame nendele. Kõike head ja head maitsmist!